Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamiseks graafiliselt tuleb põhimõtteliselt leida kummagi võrrandi graafik, panna nad siis joonisele ja ütleme, no teesklema ma praegu joonistan suvalised, ütleme, et midagi sellist tuleb, siis vastus on see koht, kus need kaks graafikut omavahel siis lõikuvad. Ja selleks kõigepealt lihtsustame. Kõigepealt ma võtan selle esimese võrrandi siin ja lihtsustan kiiresti ära. Selleks, et teada saada, kuidas see lihtsustamine käib või et mis see nagu tagamaa seal on, siis mul on selle kohta ka eraldi video, et kui see, mis ma praegu teen, on võõras või kahtlane, siis saab üle vaadata, kuidas see käib. Ja siis lihtsustan ka teise. Oluline siin on see, et ma tahan ühele poole Y-it ja teisele poole kõike muud siis. Ühele poole jääb Y ja siis teisele poole jääb 1 miinus X. Ja teisele poole jääb Y või X miinus 1. Nüüd olles need ära lihtsustanud, mul on siin all üks graafika joonistatud. Ma tahan nüüd panna kummagi siis graafiku siia joonisele. Ja alustame siis sellest ülemisest, ehk siis sellest roosast. Kõigepealt on tabeli. Tabeli mõte on see, et ma saan siis välja arvutada paar koordinaati, tänu millele ma saan siis joonistada graafiku, et mul oleks võimalik pärast siis näha, mis on see lõikumiskoht. Kõigepealt X. Ütleme, et ma panen X-i väärtuseks 0. Siis mis see meile annab? Põhimõtteliselt, mis ma teen, on see, et ma teesklen, et siin asemel on mul X-i asemel 0. Ehk siis see annab mulle 4 vastuseks. Ja siis ütleme, et ma panen 3. Ehk siis kuidas see välja näeks, oleks umbes see, et ma ütlen X-i väärtus olgu 3. Ehk siis Y-i väärtus sellisel juhul on 4, korrutada 2 kolmandikku, korrutada 3, sest ma siia X-i asemele panin 3. Ja siis ma lihtsalt arvutan välja, mis see tuleb. See on 4, ja siin on miinus, mitte korrutusmärk, kirjaviga. 2 korrutada 3 jagatud 3-ga. See annab mulle 4 miinus 6 kolmandikku, mis on sama, mis 4 miinus 2, annab mulle 2. Ehk siis siia tuleb 2. Ja nüüd tänu nendele punktidele ma saan siis graafiku joonistada. Selleks, et lineaarvõrrandi graafikut joonistada, on vaja, et oleks vähemalt 2 punkti. Kõigepealt, kui X on 0, siis Y on 4. 1, 2, 3, 4. Ehk siis siin on esimene punkt. Ja teine, kui X on 3, siis Y on 2. Ehk siis ma võtan 1, 2, 3 siit ja 2 siit. Ja siis nüüd ma vean need 2 kokku oma vahel. Mis ei ole kõige täpsem minu jaoks, sest mul ei ole võimalik arvutisjoonlauda kasutada, aga kui sa seda koolis või ise teed, siis kasuta joonlauda. Ja nüüd on minu järgmine väljakutse joonistada enam-vähem normaalne joon. Loodan, et umbes midagi sellist. Mul see täpsus on väga raske arvutiga saavutada, aga kui sa seda ise teed, siis proovi kasutada joonlauda, proovi täpseid jooni teha, sest muidu on väga raske, eriti kui tulevad mingisugused komakohad, mis vahel tuleb, või mingid murrud, saada täpselt vastust graafilise meetodiga. Ja siis siia joone peale ma kirjutan siis selle, mis graafik ta on, et pärast sassi ei läheks. Ja nüüd teen siis teise selle tabeli ja proovin joonistada teise graafiku. Kõigepealt, kui X on 0, siis Y on miinus 1. Ja siis ütleme, et kui X on 3, siis Y oleks ju 2. Nüüd joonistame selle graafiku. Kõigepealt, kui X on 0, siis Y on miinus 1, ehk see punkt siin. Ja kui X on 3, siis Y on 2, ehk siis see punkt siin. Ja joonistan graafiku ja kirjutan siia peale samuti selle, millega on tegemist. X miinus Y võrdub 1. Ja vastus on nende 2 graafiku lõikumispunkt. Ja kus nad siis lõikuvad? Siin. Silmaga lihtsalt vaatad, kus nad kokku jooksevad. Ja siis sa vaatad, mis punkt see selline on. See punkt on siis Y on 3
või tähendab x on 3 ja y on 2. Ehk siis vastusesse sa saadki kirjutada vastus x võrdub 3, y võrdub 2. Või siis vahel tahetakse, et sa paned siia mingi punkti, näiteks punkt O ja siis kirjutad punkti O ja siis x koordinaadi ja siis y koordinaadi. Teeme nüüd teise näite ka. Ja jälle alustame sellega, et lihtsustame, et ühele poole jätame y ja teisele poole viime kõik muud liikmed. Jälle, kui ei mäleta, kuidas see nüüd käis, see lihtsustamine, lineaarvõrrandi lahendamine, siis võib vaadata minu videot selle kohta. Põhimõtted on täpselt samad. Ühele poole jääb y ja siis teisele poole jääb vastavalt mingi muu. Nüüd see sai lihtsustatud ja nüüd teeme teise ka. Teist on natuke lihtsam lihtsustada, ilusamad arvud. Nii miinus x ja siis jagame 2-ga. Ja jääb y võrdub 4 miinus 1 kahendik x-i. Ja mul on siin joonis ka, et oleks natuke hõlpsam. Ja teeme kõigepealt siis selle tabeli, mis võib olema x-i väärtus ja mis on vastav y-i väärtus. Näiteks võtame kõigepealt x 2,5 ja siis arvutame y, nii, see nüüd 2,5 on sama, mis 5 kahendikku, miinus 10 kolmandikku, siit me saame 20 kuuendikku ja siis seda me saame laiendada samuti 2-ga, saame teise 20 kuuendikku ja siis saame 0. Ja siis saame näiteks võtta 4. Ehk siis mis meil jääb on y võrdub 4 kolmandikku korrutada 4 miinus 10 kolmandikku. Ja siit me saame 16 kolmandikku miinus 10 kolmandikku annab meile 6 kolmandikku, mis on sama mis 2. Ehk siis siia tuleb 2. Ja märgime ära, kõigepealt siis y on 2,5 siin, või x on 2,5 ja siis y on 0, ehk siis see koht. Ja siis teine on, kui x on 4, 1, 2, 3, 4 siin ja y on 2, ehk siis siin ja siis veame need kokku. Oleks ruuduline vihik, oleks palju lihtsam. Ja siis tõmbame joone sealt mõlemast läbi. No ütleme, et on nii. Ja nüüd siis teeme selle teise tabeli x ja y-ga. Kõigepealt, kui x on 0, siis y on 4. Ja siis näiteks, kui x on 4, siis mis on y? 4 miinus 1 kahendik korrutada 4. See on sama, mis 4 miinus 2 annab 2. Et kui nüüd 0 on, x on 0, siis y on 4. Ja kui x on 4, 1, 2, 3, 4, jälle sama koht, siis y on 2, mis on siin. Tõmban joone läbi. Proovin natuke täpsemalt. No ütleme, et on täpselt. Mis mul praegu ununes teha, on kirjutada ka, mis on mille joon. See tuleb ka teha. Ja siis tuleb vaadata, kus nad siis lõikuvad, mis on see punkt. Ja kui me vaatame, mis siin on 4 ja siin on 2 ja siis vastusesse kirjutadki x on 4, y on 2 või siis saab kirjutada ka punktina näiteks, et 0 on 4,2 või 4 semikoolon 2.